Me räägime metsandusest, see on ju ka puidukaubandus, puiduäri, et siis maamessile osalemine annab just väga palju kontakte, sest maamessile tulevad inimesed, kes on seotud maaeluga kõige lähemal. Alustuseks ma võin kinnitada, et meiega oma metsa müües on tema garantii 100%, ehk ta saab kõige parema hinna Eesti turul, kõige õiglasema hinna, et Timber on ainukene firma, kes seisab 100% metsaomaniku ehk müüja taga, et mida kõrgem on müüja turuhind, siis see meie vahendustasu või teenustasu, tegelikult see on teenustasu, on ka selle võrra kõrgem, kuna meie saame lõpphinnas oma teenustasu protsendi. Kindlasti iga inimene Eestis võib meie poole pöörduda, on alati teretulnud ja ma ütlen ka seda, et kui tehinguid ei toimu, tullakse konsultatsioonile, me oleme öelnud, kõik konsultatsioonid on tasuta, ükskõik mida me ka teeme, kui tehinguni ei jõua, mitte midagi sellest maksma ei pea. Kui rääkida sellest, kui palju tehinguid, siis vaadake meie portaali, meil on keskelt läbi ikkagi nii see 15, 20, vahest on 10, vahest on 5 ka. Raied on üleval kogu aeg, ehk vaatame siis, mis see kokku teeb. Kui igal päeval on 10, 12, 15, aga kindlasti kõik ei lähe alati müügiks, sest mõnikord on selle sama raie alghind, mis on metsaomaniku kokku lepitud, on vast liialt kõrge, aga me oleme öelnud, kui sa tahad proovida sellise hinnaga, me arvame, et see müük võib-olla ei õnnestu. Mina olen absoluutselt veendunud selles, et asi on kontrolli all, sest on ju olemas metsateadlased, on inimesed, kes metsandusega tegelenud aastakümneid juba läbi suguvõsade kõik tegelevad, et kas me siis tõesti arvame, et ainult üks eesmärk on Eesti raiuda lagedaks, et kas see on ikka nii, et ka ju Nõukogude Liidu ajal või Vene ajal olid ju metsavahid ja metskonnad kõik ja seal tehti väga head tööd ja selle nimel, et täna oleks midagi raiuda ja kui mets saab küpseks, siis tuleb teda ju maha võtta, tuleb raiuda. Mis siis teha? Me räägime ikka korduvalt sellised asju, et kui porgandi paned maha, tuleb ju ka üles võtta või õunad saavad valmis, no laseme siis need õunad kukuvad maha kõik, et ei tohi puutuda, see on ju kõik loodus. Samamoodi on metsaga. Jah, see ajafaktor, see on pikk, me räägime 70-100 aastast, aga seda arvata, et nüüd maainimene on rumal ja kõik soodustavad lageraiete tegemist ei ole ja ka meie oleme ju öelnud seda, et kui teil on vaja oma puitu müüa ehk metsa raiuda ja siis lõpuks, eks ole, see puit ka maha müüa kusagil, et siis tulete meie juurde, me ei käi ju mööda küla ja rääkimas, et tehke aga lageraied kõik ja me ei ole kunagi sellist propagandat ajanud ja me ei ole ka seda toetanud, kui keegi on niiviisi rääkinud, mitte mingil juhul. Raied tuleb teostada ikka vastavalt teadlaste soovitustele, vastavalt normidele, vastavalt kõikvõimalikele seadustele, nii on. Aga kui neid rikutakse, siis tekib olukord, kus on võib-olla lageraied tulnud ja inimesed ütleb, mis on juhtunud nüüd.